No hei, laamad, tere tulemast kuulama, vaatama Draamalama podcasti. Mina olen saatejuht Sille-Kadri Simer ehk Sillekas ja ma tahaks kõigepealt, enne kui ma saatekülalist siin tutvustan, tahaksin kõigepealt tänada Patreoni tellijaid, sest tänu Patreonile saan ma üldse seda podcasti teha. Seega aitäh, kui sa liitunud Draamalama Patreoniga. Kui sa ei ole veel liitunud, siis tee seda juba täna, sest kui sa ei ole Patreonis, siis sa jääd ilma poolest draamast. Aga aitab küll reklaamiminutitest, mul on külas kõige suurem loomasõber, kõigi lemmik loomaarst Sigrid Praats. Tere tulemast Draamalama podcasti. Tere, tere! Nii tore on sind näha, ma pean muidugi kohe adresseerima seda, et tegelikult sa ei ole enam mõnda aega pole loomaarst olnud, aga sa vist sõpradele ilmselt nagu oled. Selles suhtes, et see on väga hea küsimus kohe algusesse, sest et see on üks asi, kui ma ei tööta enam loomakliinikus, mul ei ole hetkel loomaarsti luba, et ma olen hetkel selle ära lõpetanud ja siin ei ole mingit skandaali taga, ma lihtsalt töötan praegu sellises ettevõttes, kus samal ajal ma loomaarstina ei saa töötada ja selle tõttu on see peatatud, aga ma olen ikkagi loomaarst selles suhtes, et see on nagu selline teema, mis alati kõik ütlevad mulle, sa ei ole ju enam loomaarst, ma olen loomaarst, ma lihtsalt ei saa su loomi praegu ravida, vaata. Et selles suhtes mul on ju see haridus ikka olemas, et see on hästi naljakas teema ja kuidagi ka niisugune valus teema kohati, sest et tegelikult mulle väga meeldib ja meeldis loomaarstina töötada, aga siin on omad põhjused, miks ma hetkel ei tööta loomaarstina ja see on alati natukene nagu selline nagu torge, et kui keegi ütleb, et sa ei ole enam loomaarst, no mul on see haridus endiselt olemas ja ega teadmised nagu ka kohe ei kao ära ja ma ikkagi harin ennast pidevalt edasi, käin konverentsidel ja nii edasi, aga jah, aktiivselt kliinikus mind hetkel ei näe. Mis hinnangu sa minu Draamalamale siis annad, et kuidas tema tervislik seisund on? Ta on väga rõõmus sind nähes. See oli väga šokeeriv, aga kohe näha, et talle nagu väga meeldib jah, et ta ei karda üldse loomaarsti. Võiks öelda natuke rätsitud, et karv vajaks natuke hoolitus võib-olla parema toidu peale. Et me vahepeal ühe kolleegiga teeme ka Kaisukanni kliinikut, et võib-olla peaksid külastama Kaisukanni kliinikut. Ja. Selleks on mul vaja raha, sest et mina olen töötulama, seega palun toetage mind Patreonis, et siis Draamalama saaks uue soengu endale. Jaa, et ta saaks minna Kaisukanni kliinikusse. Ma ei olegi kuulnud varem sellest kliinikust. No tegelikult see on minu väga hea sõbranna Julia Abrami selline algatus, et tema teeb siis Kaisukanni kliinikut ja see on siis suunatud nagu peamiselt lastele, aga täiskasvanud võivad ka tulla siis oma lemmikloomaga. Ja siis te võite täitsa vaadata sealt, tal on Facebooki leht ka olemas, et hetkel me väga aktiivselt midagi teeme, mina olen tal nagu abis käinud, et saan natukene ikka siis loomaarstina ka aga siis kaisukarudel. Aga see on nagu selle mõttega, et lihtsalt nagu lapsi õpetada ka, et mis tähendab looma eest hoolitsemine ja selline nagu hariduslik niisugune Kaisukanni kliinik siis lastele suunatuna. Väga lahe. Julia mulle ka tuttav nimi. Ja. Et mulle meeldib, et sa ütlesid täisnime ka veel välja, et kes on mu sotsiaalmeediat jälginud, siis tegin ühe toreda töötoa, kus siis tema oli minu õpilane ja väga-väga hästi läks tal. Ja, et see oli ka natukene tänu minule, sest et Julia mulle kogu aeg rääkis, et see on nii äge, Sigrid, et sa käid stand-upi tegemas ja et see on tema bucket listis, et tema tahaks seda kindlasti kunagi ära proovida. Ja siis, kui ma nägin, et sa päid selle töötoa üles, siis mõtlesin, Julia, nüüd on aeg, palun mine nüüd. Ja ta võttis sellest kohe kinni ja mul on väga hea meel, et käisin teda vaatamas ka, et oli väga uhke. Ja see oli väga intensiivne päev, aga väga-väga lõbus ja ma kindlasti teen seda uuesti nüüd sügisel mingi aeg, et see on mu plaanis. Ja ma tahtsingi sulle tegelikult öelda, aga võib-olla natuke mainisin, kui me seal üritusel ka olime, et see on nii lahe, et sa teed selliseid töötuba, siis tegelikult on inimesi, kellel on mõttes, et ma tahaksin, aga nad ei julge proovida. Hästi tihti on see, kui ma kuskil esinemas käin, siis öeldakse, et ma täiega tahaks proovida ja vähemalt üks kord elus selle ära vaata. Siis ma ütlen alati kõigile ka, et see on natukene ohtlik ka, et kui sa ühe korra proovid, siis võib meeldima hakata. Võib ja siis sa tahaks jälle uuesti, siis sa jääd sõltuvusse sellest aplausist ja eduelamusest ja siis sinust saabki koomik. Et ta nii läheb ja tegelikult selle töötoaga oligi see teema, et miks see töötuba üldse nagu sündis, oligi reaalselt vajadusest, et mulle inimesed kirjutasid just naised, et tahaks, aga see on nii hirmus, ma ei julge lihtsalt seda esimene kord on nii hirmus ja ma tean, ongi. Tean seda tunnet ju väga hästi. Ja kuna kirjutas üks, siis kirjutas teine ja kolmas
ja siis ma mõtlesin, et okei, kui ma saaks teiega nüüd ühe kuupäeva paika, ma ei hakka nüüd eraldi kõigile tegema mingi üks-ühele selliseid konsultatsioone, et kuigi ma vahel teen ka siuksed kohtumisi ja et õpetan inimesi laval mugavalt tundma ennast, siis mõtlesin, et aga kui teeks, siis teeks juba, et siis 6 kohta ilusti täitusid ja vot siis ongi nüüd uue generatsiooni stand-up koomikud tulemas loodetavasti, et väga lahe oli. Loodetavasti, sellepärast et seal olid ka ju, kõik olid naised enne töötoas või oli Üks oli mittebinaarne. jah, et selles suhtes see on nagu väga lahe, sellepärast et ma arvan, meil on vaja naiskoomikuid rohkem siia Eestimaale, et seda olekski erinevaid vaatevinkleid ja naised on ka naljakad. Ja tead, mis on tegelikult irooniline nende naiskoomikutega on see, et neid on, aga nad ongi välismaal. Olga läks Kanadasse, Ain läks ära, siis Heli elab ju Belgias pikalt ja Mari Volar on Saksamaal ja noh, et need Eesti naisi, kes nalju teevad, leidub ju mööda maailma, aga seda, et neid siin näha, siis kord aastas seda ikka näeb, et nagu koha peal võiks olla rohkem küll, ma ütlen, et naisi, et kes teevad ja ka mitte ainult naisi, üldse erinevaid inimesi ja me rääkisime ühe selle tööda läbinuga ka, kes ütles, et kõik on nagu hästi ühes vanuses, et võiks olla sellist näiteks täitsa mingi 40-50 vanuses inimesi, kes teeks stand-up'i. Ja see oleks ka, sest neil on hoopis teine maailmavaade, et need naljad oleksid ka siis rohkem erinevas suunas, vaata, et teatud eluetapis sul on ikkagi ühed asjad, mis sind kõnetavad ja siis järgmised eluetapis teised, et ma arvan, et see oleks nagu väga põnev ja vaata, meil ongi see, et kuna meie stand-up'i on ju skeene, siis põhimõtteliselt praegult ju kasvabki alles, siis tegelikult polegi seda vanemat generatsiooni seal nii nimetatult. Kunagi saad sina olla see stand-up'i vanaema. Aitäh. Tore, mul on palju lapsendatud lapsi, siis ma ei tea, keda ma siin koolitan, on ju. Ei, väga tore ja mul on ka hea meel, et sa oled tagasi tulnud stand-up'i maailma ja sa olid ka mõnda aega eemal. Ja, et tegelikult ega vist suht samal ajal, kui ma läksin ära loomakliinikust, ma suht vaikselt vaibus stand-up'i asi mul ka ära ja mul on nagu väga hea meel olla tagasi, et nüüd olen paaril open mic'il käinud, et see on väga tore ja selles suhtes pean ka suure tänu ütlema sulle, sest et see algas kõik sellest, et te kutsusite mind dissidendi seda viimast vestlusõhtut juhtima ja siis ma mainisin sulle, et tegelikult ma tahaks uuesti tagasi tulla, aga oleks vaja, et keegi natuke tagant lükkaks ja Sille jättis selle kohe hästi meelde. Alati ja mulle meeldib sundida inimesi nende mugavustsoonist välja ja panna neid selliseid asju tegema, mida võib-olla nad kohe alguses ei taha, aga ma näen, et tahavad, et neil on nagu huvi ja soov, et aga veits seda võib-olla tagant natuke tõuget vaja, et kedagi, kes julgustaks, ütleks, et paneb käe õlale, ütleb, et saad hakkama küll. Ja, et mõnikord on tõesti seda tõuget vaja, eriti kui sul on mingi asjast ongi jäänud mingi suur paus, et siis sul on see, et ma arvan, ma olen üle aasta juba mõelnud, et et järgmisele panen kirja ja siis nii see läheb, jah. Mul oli ka tegelikult see, et ise alustasin suure hurraaga ja siis tuli ju pandeemia ja siis ma mingi ka lihtsalt ei teinud, mul oli ka vist 1,5 aastat äkki või mul oli ka päris pikk paus ja mõtlesin, et kuidas ma jälle nüüd alustan nagu nullist, selline tunne oli. Tegelikult ei olnud hullu. Ei olnud üldse hullu ja nagu tore on ka see, et kui sinu ümber ongi siis need inimesed, kes on hästi toetavad, et nüüd kui ma sellel esimesel open mic'il käisin nagu peale seda, et siis oli ka kohe nagu kuidagi nii soe tunne oli, et olid nagu hästi hoitud ja tegelikult ei olnud üldse närvis. Ja minu meelest on nagu see, ma tahtsin, tuli just see mõte ka enne, kui me rääkisime sellest esimesest korrast, kui sa lähed siis tegema stand-up'i, on ju. Et see tundub hirmus, ma ütlen teile ausalt, teine kord on palju hirmsam. Ja on, see on tõsi. Ja just see, ütleme, et teine, kolmas, neljas, need korrad, kuna esimene kord inimesed veel päris palju annavad sulle andeks ja elavad kaasas, saad esimest korda laval ja siis ikkagi on rohkem seda toetust, ma ise tunnen, et ja ma arvan, et sul on endal ka nagu veits, et sa olid okei, ma tegin nii ja okei, need läksid hästi ja siis sa proovid täpselt samamoodi teha see, aga tegelikult on uus publik, alati ei õnnestu, samad naljad ei kõneta samas inimesi ja seal on nagu miljon faktorit, mis tegelikult mängivad rolli, vaata. Ja kui sa oled seda kauem teinud, siis sa oskad nagu siis lava peal juba vastavalt muuta või teha. Aga jah, et see teine kord on kuidagi see, et eks sealt tuleb see väike uljus ka sellest, kui esimene kord tavaliselt läheb nagu enam-vähem hästi, et ongi inimesed on hästi toetavad, eriti kui nad teavad ka, et sa oled esimest korda laval, et siis selles suhtes ja minu meelest see teine kord on nagu ikka. Ja mul on ka olnud mingid tõusud ja mõõnad, et on mingi periood, kus mul läheb super hästi, kogu aeg on nagu ülihea ja siis on mingi periood, kus kuidagi ei lähe ja lihtsalt
ma ei tea nagu, et kas minus ei ole seda energiat või kuidagi need teemad ei kõneta publikut või lihtsalt mingisugune sein tuleb ette ja siis ongi siuke, et kas ma üldse olen naljakas, onju, aga kui see läheb nagu üle ja ikkagi jällegi tunned ennast mugavalt laval, siis tegelikult lõppkokkuvõttes ikkagi naudid seda ja publik ka naudib seda, et noh, täpselt ongi nii, nagu sa ütlesid, et iga kord on esimene publik, kunagi ei tea, mis saab. ja kunagi ei tea, et millised naljad seda publikut nagu kõnetavad, et siis natuke pead nagu kameelion ka olema, et vajadusel ka suundama, et muutma siis, et võtma mõne teise nalja, et alati ei tasu siis seda vagu lõpuni künda, millega sa alustasid. Just, ja kui sa mainisid ka dissident vestlusõhtut siin, siis loomulikult me kutsusime sind õhtujuhiks, kuna sina olid üks väga populaarne külaline ja me kutsusime ju teist korda sind uuesti, sest sinu osa oli üks kuulatumaid osasid, et tõesti nii palju positiivset tagasisidet ja see kuidagi tuli nii loogiliselt meile, et meil on väga toredaid külalisi õhtujuhte olnud loomulikult läbi aastate. Raske oli valida ka nende vahel, kes see võiks see viimane olla, aga Marianne ütles, et ei, see peab ikkagi olema Sigrid, et ta juba oli nii nagu tahetud külalisena ka ja et nii populaarne ja et nii head emotsioonid ja tõesti olin nõus, et ma arvan, et õige inimese valisime ja tore oli jälle sind sikutada sinna maailma ja pluss ma lubasin su vennale, et ma teen seda ka nii, et ei saa, pean oma lubadust pidama. Ei no lubadusi peab pidama jah. Ei, mul oli tegelikult oligi see, et kui ma käisin dissidendis ka külaliseks, oli täiesti mu esimene kogemus üldse käia podcastis, mis oli ka nagu väga lahe ja see oligi tore, et sain nagu 2 korda ka käia ja noh, see oli kuidagi väga loogiline ka, sest tegelikult te olete mõlemad Mariannega ju väga suured loomasõbrad ka, et selles suhtes, et loomade teema tihtipeale käib läbi ja Mariannele ikka olen see isiklik loomaarst, et kui mingi probleem on, siis ta ikkagi nõustaja ja et ikka kirjutab mulle ja siis küsib kasvõi seda, et kas ma pean nüüd arsti juurde jooksma või mitte, et vahepeal on vaja nagu lihtsalt närve rahustada. Et selles suhtes ma tean ise ka, et see on tegelikult naljakas ka, et kui ma olen ise nagu loomaarsti haridusega, ma tean, mida ma peaksin tegema, aga kui mu enda loom jääb haigeks, siis ma olen nagu mingi, ma ei tea, mis ma tegema pean, paanika. Mis ma pean tegema nüüd? Kas sul on üks loom, koer oli, on ju? Jaa, mul on border terrier nimega Matilda. Rohkem loomi sul ei ole, on ju? Ei ole. Okei. Minu meelest, kui ma õigesti mäletan, võin eksida, sest ma ise kunagi kuulanud dissident podcast'idega, ma ei tea. Me rääkisime vist merisigadest. Me rääkisime merisigadest ja me vist tegime kuulaja küsimusi ka, et sai küsida siis loomaarstilt küsimusi, et tegime nagu seda poolt ka. Nüüd ma olen liikunud edasi siis merisigadelt laamade ja alpakade juurde. Et ma ei tea, kui palju sina laamadest tead? No kooli ajal tegelikult meil isegi paar praktikumi oli, kus me kokku puutusime nendega. Ekspert ei ole, aga selles suhtes, et minu meelest on see podcasti nimi hästi tore ja väga kohane, seepärast, et laama sobib nii hästi, sest minu meelest laamad on nagu super dramaatilised loomad. Kui neile midagi ei meeldi, nad sülitavad. Nagu ka mina. Et selles suhtes nad on hästi ägedad loomad ja jah, on olnud siis tudengina võimalus praktikumis osaleda siis laama või alpaka ravis, aga muidu jah, rohkem ja olen külastanud ka vahepeal neid farme või mis need on. Ja, et õelastega oleme käinud. Alpaka farmis, kui ma küsisin, et kas teil laamasid ka on, siis ütlesid, et ai, laamad on meie liiga koledad. Wow, okei. Et ei, neil on mingi imelikud silmad ja mingi imelik nägu. Nad on nagu alpakad, aga suuremad minu arust. Nad on lihtsalt dramaatilised. Alpakad on chillimad. Mulle jäi mulje, et nad on väga sõbralik, ma väga imestasin. Tegelikult ikkagi need sobibfarmides loomad ongi väga sõbralikud, et eks nad on niimoodi üles kasvatatud ka, on ju. Nagu üldse ei kartnud inimesi ja et ei sülitanud. Aga sain aru, neil rohkem see sülitamise teema on oma vahel. Nad niisama lambist inimestele mingi näkku ei sülita, et kui sa just ei provotseeri kuidagi. Ma ei tea, ma nii suur ekspert ei ole, et võib-olla sa pead ikkagi mõne laama või alpaka eksperdiga kutsuma siia podcasti, ma arvan, see oleks väga huvitav. Oleks küll. Eks see mõte mul on olnud, kuna ma ise nüüd siin osa koormusega, ma isegi, see on giiditöö, see on selline tööamps, ma ütleks, et käin siin aeg-ajalt alpaka farmis Muumiorus. Giidina räägingi alpakadest, õpin veel, alles olen ka tudeng, et nad veel õpin ja harjun nendega, aga väga põnev on, et see, kuidas nad sobivad siia üldse, et võtsin, et nad on mingi Peruust, et kas neil nagu on okei üldse siin Eesti kliimas, aga täiesti okei. Nad on nii pehmed, nii sõbralikud,
ma mõtlesin alguses, et nad kuidagi pelgavad äkki või et on hoopis teistsugused, aga et väga lahedad on nad. ja millal siis sul enda laama tuleb? Millal mul enda laama, kus ma enda laamat hoidma peaksin, et Ma ei stuudiosse tea, kaasa või? stuudiosse kaasa. No päris suur, et aga vaata kanadega on see, et vaata paljud on, et võta endale suveks kana, et lihtsalt, et saad nagu, maksad mingi raha nagu kanapidajale siis ja siis saad temalt neid mune vaata, et äkki on laamad ka võimalik endale, et lihtsalt kannad talle raha ja vahepeal on olnud Kalamajas kellegi kana jooksus küll. Et ma olen küll näinud kana, aga samas, mis seal Kalamaja hoovis hoida endal kanasid, ma ei tea, et ka huvitav või nagu, et farmi pidada. no selles suhtes hetkel vist lindude poolest üldse on nagu keerulisem, kuna see teatud lindude haigused siis on ju levivad, et siis praegult ei ole nagu, on üldse nende lindude pidamine natuke keerulisem jälle, et loodame, et siis ei jookse need kanad Kalamajas ringi. jah. Mul endal jah, ei ole väga pikka aega olnud lemmikloomi, aga see on ka siuke teadlik valik olnud, sest mul on ka nii trauma on olnud iga kord, kui ikkagi ju loom lahkub ja et nii raske on uuesti alustada ja samas, kui ma tean, et ma olen siuke ka, kes kolib või reisib või ei ole nii stabiilne üksi elades ka, siis peab ju organiseerima kellegi sinna ja et vahepeal, mida ma tegin, pakkusin hoiukodu kassidele näiteks. Et seda siis ma sain ka oma nii-öelda loomavajaduse rahuldatud ja see keegi nunnumeeter oli mul kodus olemas, aga ikka raske mitte kiinduda nendesse hoiukodu kassidesse, et ei, see on keeruline, ma olen olnud ka nagu hoiukodu just ülikooli ajal, me olime siis nendele erinevate MPTÜ-de siis nendele kassidele hoiukoduks ja see on nagu väga keeruline, sest sa kiindud ikka selle ajaga väga ära, aga no ma teadsin, et sellel ajal ma ei saa endale võtta nagu ühtegi looma, et ma ei tea, kus mu elu viib, mis teeb, ma ei saa sellist piirangut nagu endale panna, et see on väga suur kohustus ja ega tudengina ei olnud hullult palju raha ka nagu, et lemmikloom ikkagi, kui lemmiklooma võtta, see on väga suur vastutus ja see on selles suhtes, sa pead läbi mõtlema, et kas sul on ka finantsiliselt see võimalik, sellepärast et see on paraku tihti, mille peale ei mõelda ja ma panen alati hästi palju südame peale, et kui keegi teeb seda otsust, et siis mõtle, et see on siis selline mingi asi, millega sa pead siis tegelema, mitte ei pea tegelema, muidugi see on rõõm, aga see on kohustus järgmiseks, ma ei tea, 20 aastaks võib-olla kasside puhul näiteks. Nojah, vaata Merisega on see teema, kõik eeldavad, nad on lihtsad loomad, aga tegelikult nad tahavad ka hoolt, tähelepanu, nendega võib samamoodi juhtuda haigused, mis iganes, nad on väga tundlikud ja sa ei saa päris mingit suvasööki ka neile ikkagi anda, et noh. Tegelikult ongi, ma arvan, et mis on hästi tavaline, et selliste, ütleme nende kohta eksootilised loomad on ju, et nad ei ole niisugused tavalised lemmikloomad, ongi see, et arvatakse, et panen puuri ja las ta elab seal, aga tegelikult nad on väga tundlikud, ongi, nad vajavad ikkagi õiget toitu, sa pead teadma nende kohta ja õiget keskkonda, et selles suhtes ikkagi ükstapuha, millise lemmiku sa enne võtad, A ja O võiks olla see, et ma teen endale selgeks, et mida see tähendab, selle lemmiklooma võtmine, pidamine ja nagu kahjuks ikkagi seda näeb palju ka, et inimesed näiteks võtavad ikkagi koeri või kasse ja nad tegelikult enne ei süvene sellesse teemasse ja siis on äkitselt, et tegelikult ikkagi meie perega ei sobi, on ju. Nojah, kui on ka selline tõug näiteks, mis võib ollagi teatud, mingid, mitte viirust, aga võivad olla mingid ongi, võivad olla eelsoodumused jah, et mingid tuupärased haigused, aga samuti nagu see, et mida tihtipeale ei arvestata ja ma olen väga palju vaidlusi ja ka arutelusi pidanud erinevate tuttavate sõpradega, et ma tahan seda tuugu võtta ja siis ma küsin mingi hetk, kas oled valmis käima temaga, ta on väga aktiivne, kas oled valmis teda koolitama, et see on selline tuug, kes vajab seda, et sööb korter ära kõik või? jah, et vastavalt ka sellise, mis tõuse võtad, sa pead nagu uurima selle tuu kohta, et mida see tähendab ja kas sul on tegelikult sellest ajalist ressurssi ka oma elus, et pakkuda sellele lemmikloomale, sest et tegelikult see on kohustus. Sina hoolitsed tema eest ja sina pead tagama talle tema heaolu, et ja kas sul on võimalik pakkuda talle tema parim elu? Jah, väga õige, et kui mul olid merised, muidugi nii-öelda, nemad ei ela nii kaua loomulikult, aga ikkagi nad tahtsid ka stimuleerivat keskkonda ja ma pidin vaatama, et kõik need vajalikud toitained nad saaksid, et ma ei saanud lihtsalt ainult mingeid
kapsaid visata ette ja et umbes, et okei, et ja kui ma ära läksin, siis ka ikkagi sõbrad käisid toitmas, hoolitsemas, lasid vahepeal ka, et nad saaks ringi joosta ja nii edasi. Ja see sõpped oli ka veits nagu, et võtad need merisead ja meie kõik hoolitseme ja vahepeal mul, kui ma pikemalt ära olin, siis ma üldse viisin nagu sõprade juurde oma merisead, et nad hoolitseks ja muidugi siin mõnel lapsel oli väga tore, nii lahe, aga ühe korra juhtus see, et mu sõbranna hoolitses merisigadest ja siis ootamatult üleöö üks suri lihtsalt. Ja nad ei näita ka välja, sa ei saa aru, kui neil midagi on juhtunud, kui ta on juba loid, siis on juba hilja tegelikult tihtipeale. No tihtipeale nii ongi. Nad on väga hellad, väga tundlikud ja ta muidugi tundis tohutult süümekaid ja nutis ja see oli nii šokk, et eile oli elus hommikul, nüüd puuris on läinud, aga ma ütlesin talle kohe, et kuule, nad ongi sellised, midagi ei ole teha, et nii juhtub, et väga kahju tõesti, et aga sa ei ole süüdi kuidagi selles, et. Ja nagu ega tegelikult on kõikide lemmikloomadega see, et tihtipeale nad ei näita välja või siis sa pead teadma, mida jälgida, et märgata seda, et on mingid muutused, et seal on palju asju, mida peaks jälgima. Ja see on sama asi, mida võiks tuleval lemmiklooma omanik siis enne endale selgeks teha, et kuidas ka jälgida seda, et kas mu lemmikul on okei. Just, et mina näiteks noorena ei olnud üldse, ma tegin väga palju vigu, väga palju valesid asju. Aga nüüd tänu sotsiaalmeediale, kusjuures on nagu rohkem infot ka, et räägitakse just toitumisest ja ka sellest, et ära nagu eelda, et sellepärast, et sul on mingisugune näriline, et ta on nagu rumal loom, et absoluutselt mitte, et ta ei ole mingi täiesti ajudeta seal nurgas kusagil ja et lihtsalt sulle mäntsutamiseks, et ei, et sa pead ikkagi aru saama ka, et sa ei tohi talle järsult nagu läheneda või teda kiusata või selles mõttes, et selliseid asju nagu kunagi räägitud, vaid oligi, et mida iganes. Lihtsalt võtad looma ja no ongi. Aga me olemegi tegelikult ju ikkagi palju rohkem arenenud selles valdkonnas üldse nagu, et juba lemmiklooma ravi on ju arenenud tohutult viimaste, ma ei tea, 10-20 aasta jooksul, et kunagi ei olnudki see üldse teema väikelooma ravimine, oli koer aias ja Keti otsas on ja siis see kulunud jälg seal edasi-tagasi käis seal, et loomadega nii stressis umbes, et õudne mõelda tegelikult. Ja tänapäeval ikkagi on ju lemmikloom on pereliige. Põhimõtteliselt nii on. Minu meelest on ka vist seadusandlus ka hakanud järgi jõudma sinna, et. Ja, et õnneks vaikselt jõuab, rühib, et selles suhtes on tore, et väiksed edusammud sinna poole lähevad, et jah. Seda rõõm kuulda. Seega me kindlasti elame 90-ndates on ja meil ei ole seda koerketis kuuris kusagil või et sünnipäevaks kingitakse merisigas või mina sain ka oma esimese merisead, mul oli sünnipäev ja siis mulle kingiti neid ja okei, ilma et keegi oleks läbi rääkinud mu emaga seda. Ja no vaat see on asi, mida ma ei soovita mitte kellelgi teha, ärge kinkige loomi. Ilma, et sa nagu 100% teaks. Et ilma, et see ei ole kokku lepitud, et me nagu nii tahame võtta, lepime kokku, see on läbimõeldud otsus, et see üllatus. Oi, ma olin väga õnnelik 11 aastaselt, aga mu ema oli mingi... Kingid kassi üllatus järgimine 20 aastat kohustus sulle. See on, võib-olla tundub nii imelik, et ma ütlen nagu kohustus, aga ma lihtsalt nagu tahan hästi palju südamele panna inimestele, et see ei ole ainult see, et see on ka kohustus. Et see on nagu, see püsisuhe. On ja minu jaoks ka, et enda peas on see idüll on ju, et peaks, ma ei tea, vanale inimesele kassi kinkima või et oleks ju ka seltsiline kaaslane, aga näiteks vanaisa puhul ka heast südamest, et ta oli üksi, et viime talle kassi, võtame varjupaigaks kassi. Aga tegelikult, kuna siis me ei teadnud veel, et vanaisal ikkagi dementsus on, ta ei olnud võimeline hoolitsema selle looma eest ja siis ka oli pahane, et see kass seal tegi häda igal pool, ei koristanud ja ei andnud piisavalt õiget sööki talle, ka andis talle mingit, ma ei tea, mis kaaraputru talle umbes andis kassile ja mingid X asju umbes ja siis ka, et siis nägime, et okei, tegelikult see, mis meie peas see idüll oli, et nunnu vanaisa siin oma kassiga, siis see ei olnud päris reaalsus. No jah, selle puhul ma ei ütle, et see on otseselt halb idee, et selles suhtes, et vanadele inimestele kindlasti kass või üldse lemmikloom toob välja väga palju rõõmu, et ma olen ka oma koeraga vahepeal käinud, mul ema töötab hooldekodus ja siis ma olen käinud seal siis oma koeraga ja ma näen, kuidas lähevad siis
nende tädikeste kõik silmad nii särama ja nagu ongi kohe selline rõõm vaata, aga selle puhul on alati jah vaja läbi mõelda, et kas ta on võimeline hoolitsema ja kui ei ole võimeline, et mis on siis back-up plaan, et kes ta siis võtab, kes noh, et võiks olla siis see tugi, et kes siis seda, ma ei tea, toitu talle viib või kes vajadusel siis, kui on loom jääb haigeks, kes selle eest hoolitseb. Et ma arvan, et see ei ole selles suhtes jah, üdini halb idee, et kindlasti on heaks seltsiks, aga noh, ma ütleks, et kindlasti mitte oma vanaisale vanemale viia mingit noort kutsikat, on ju. Et see kindlasti ei ole hea. Liiga palju. Ma olen nagu tähele pannud, et kui inimesed võtavad kutsika, siis nad hakkavad rääkima, et see nagu päriselt sul oleks väike beebi, et kogu aeg on vaja tähelepanu ja sa oled nagu nii paanikas ja nii, et on nagu raske olnud, et inimesed vist eeldavad, et kutsikas on lihtsalt nunnu ja magab kogu aeg või ma ei tea. Jah, ta ikkagi vajab ju hoolt, et algul tal on vaja selles suhtes, et vaja viia välja iga natukese aja tagant, et õpetada teda nagu siis väljas käima, on ju, et siis ta tahab kogu maailma ju oma hammastega siis õppida, et siin on jah väga palju nüansse, et selles suhtes see ei ole jah niisama lihtne ja nagu just selles suhtes, et minu meelest oli varjupaigas ka kunagi mingi seeniorite see programm, et vanemal inimesel vanem loom, vaata, et neil on sama energiatase ja kõik see. Ja see oli, kui ma õigesti mäletan, minu meelest oli kunagi mingi selline, võib-olla ma valetan, aga ma ei tea, ma ei saa fakti kontrolli teha. Aga ma enda arust nagu mäletan seda ja selles suhtes, et see on nagu parem, et neil on sama energiatase, on ju, ja see oli ka vist see, et alati siis sai taga, noh, et siin oli mingi, ma ei tea, ma võib-olla valetan, ma loodan, et mitte, aga ma mäletan, oli see, et idee poolest jah, et lihtsalt kui sa annad vanale inimesele kutsika, kelle jaoks tal ei ole energiat jaksu välja õpetada, siis kõikide need pahandustega tegeleda, teda iga natukese aja tagant välja viia, et noh, et see ei ole hea mõte, et ma olen seda näinud ka, et seda tehakse ja siis tegelikult see käib üle jõu nagu, et pigem siis selline vanem loom võib-olla varjupaigast võtta, et siis neil on sama energiatase ja saavad koos toimetada. Pluss ma olen ka seda teinud, et okei, et vahel küll mõtlen, et tahaks endale lemmikut, on ju, aga mul ei ole nagu võimalik võtta, siis ka saab vabatahtlikuna käia kas kassitoas kusagil või koeri jalutamas, on ju, või kas või olen oma sõprade mingi koera hoidnud nädalavahetusel enda juures, et võtnud ka, et siis ka see on minust okei, et jagada nagu. Ja tegelikult seda võimalust ju on teistmoodi ka, et tõesti kokku puutuda loomadega ongi vabatahtlikuid alati oodatakse, et see panus on alati oodatud, et alati ei pea, et mulle meeldib hästi see su realistlik mõtlemine, vaata, et sa mõtledki, et ma tahaksin, aga mul on need ja need piirangud, et sa mõtled enda jaoks selle läbi, vaata, ja leiad teisi võimalusi. Nojah, just kuna pigem olen olnud ka vallaline, on ju, siis olen alati mõelnud just sellepärast selles võtmes, et ma olen nüüd päris palju tööl. Ega kõiki loomi ma ei saa ka kontorisse võtta ja võib-olla ei tea, et koertega ka see, et muidu on okei nagu neid kontorisse võtta, aga kui teistel on ka seal loomad või ei tea, kuidas see kõik nii sõltub, on ju, nii paljudest asjadest, et ikkagi see on jälle lisa ju kohustus, mõtle kogu aeg selle peale, et okei, on vaja ju koeraga jalutada, tegeleda ja et kas ta võib kontorisse tulla, kas ta saab ja selliseid asju, aga teisest küljest, kuna eriti just, ütleks, mitte pandeemia ajal, aga mõned aastad tagasi ma väga palju tõesti reisisin, käisin ringi ja kui ma olen teinud show'sid või pulmi, mis iganes mööda Eestit ja mind suvel praktiliselt kodus ei ole, kelle juurde ma selle looma siis nagu reaalselt jätan, võtan igale poole kaasa või noh, kas see on võimalik? Et see on see, et see paneb hästi palju nagu piirangud, et kõikides kohtades ei ole ka okei, et võtad looma kaasa või siis on kellelegi allergiad, mida iganes, et kuna sul on just selline töö iseloom, siis jah, ma lihtsalt nagu tõesti kiidan sind, et sa nagu mõtled enda jaoks nagu selle asja hästi nagu läbi. No tegelikult koer ei pea alati tööl käima kaasas, et ta võib väga edukalt olla nagu kodus ka, et lihtsalt siis ongi, et käid hommikul, siis tuled koju, kohe käid ja siis õhtul ka ja tegelikult on ka see, et noh, palju on see tabu ja küsimus, et kas siis ta on vabalt kodus või ta on puuris, vaata, et see täpselt tegelikult oleneb loomast. Okei, ma ei oskaks vastata sellele. Et ma selles suhtes ütlen, et kui minu kutsikas oli väike, siis tema pesa ja lemmikkoht oligi puur, kui ma mind kodus ei olnud, meie selle arutasime ära, et see oli tema pesa. Noh, nüüd ta on vabalt, sest et ta ei ole selline koer kunagi olnud, kes midagi katki näriks. Elus 2 korda on närinud katki läpaka juhtme, ma ei tea, nüüd neid ma enam laiali ei jäta.
Vihja sulle, et korista siis. Ära jätta vedelema siin. Lemmaga juhe on täpselt see, et nagu oled diivanil ja siis on seal, lähed ära, tõmbad selle juhtme tagant ära ja siis ta nagu sinna jääb, vaata, et ma tahan vihjeid vist mulle andnud. Ja raiskad elektrit siin. Ole säästlikum. Ole säästlikum, just. Et aga see on täiesti okei, et minu meelest peaks õpetama loomale, et see oli tema enda kaitseks ka, sest see korter, kus ma elasin, siis see ei olnud nagu nii hästi remonditud, et minu jaoks oli see tema jaoks super ohtlik ta sinna üksinda lahtiselt jätta, et ma pigem õpetasin, et sinu turvaline koht on see on sinu pesa, et see ei olnud see, kuhu pandi siis kinni ainult, et ta käiski seal magamas, et sa õpetadki, et see on sinu kõige lemmikum koht, et siis tegelikult et seda tuleb eraldi treenida, et see on tema nagu selline, kus ta sai ka sinna minna, näiteks kui külalised tulid ja talle super inimesed meeldivad, aga näiteks kui talle meeldiks, et siis ta saab sinna ära minna või sa saad ta sinna panna, et kui ta läheb liiga ülemeelikuks, et seda kõike. Ja siis mul on see olnud, et kui ma olen suhtes olnud, siis ikka käib see mõte korraks, et okei, nüüd on meid 2. Nüüd oleks ju hea, kui loom oleks, on ja aga ei ole kuidagi jõudnud ka sinna ja siis on teises küljest mõtted appi, et kõik vaata, mis mul juhtus on ju ja ma olen mingi 11 kuud töötu olnud ja kui ma praegu peaks stressama veel, et mul on loom ka, kellel on võib-olla vaja mingit eritoitu või vaja arsti juures käia või siis oleks veel selles mõttes, just see majanduslik pool on väga oluline, sest ma tean, kui kallid need arved on, kui midagi juhtub, et oleneb, mis on vaja, aga kui ma olen ikkagi, sõbrad on ju käinud oma lemmikutega ja siis rääkinud, et meil läks nii palju või wow, kus sa võtad selle raha? Ja selles suhtes peab arvestama, et lemmiklooma ravi ongi kallis, sest meditsiin üleüldse ongi kallis, et kui sa vaataksid oma neid meditsiiniarveid ka, et mis on need on väga kõrged, et tegelikult võrreldes sellega on tegelikult väga hästi veel, ma ütleks, et võrreldes ülejäänud Euroopaga on meil tegelikult väga mõistlikud hinnad veel, et meil on pigem on see, et on kui ma võrdlen, ma ei tea, ma olengi teiste kolleegidega nagu suhelnud üle Euroopa ja siis seal on ikka hinnad veel kõrgemad, et tegelikult siis soovitan alati kindlustada oma lemmikud ja ka teha eraldi enda fond, et mis sa paned lemmikule kõrvale igaks juhuks, kui midagi juhtub, sest et kindlustus ka, ma ütleks, et meil võib-olla ei ole nii hästi veel need kindlustus välja arenenud kui võib-olla mujal maailmas, et see ka alles arenev, et kindlasti tasub see teha, aga ongi, et kõike ta ei kata ja mingi vanuseni ja mingi oma vastutus on ka vist. Jah, et selles suhtes tasub kohe, kui oma lemmiku võtad, hakake talle kõrvale panema raha ja kui seda ei ole kunagi vaja, super hästi olete selle raha siis kõrvale pannud, saate seda millekski muuks kasutada, aga et sul oleks see puhver olemas, et ei tuleks seda, et nüüd, sest et õnnetused ei hüüa ju tulles, vaata. Nii on jah. Positiivne näide jällegi eakast ja tema lemmikutest siis ta ei ole mu sugulane küll, aga ikkagi perekonnaliige, üks vanem naisterahvas Koidu, temal oli koer Bella. Ma ütlen ausalt, see koer ta elanud päris 20-aastasega, aga see koer ma ikka vaatasin, et mingi tuust tuleb kusagilt seal nagu mingi ahju alt, vaata selline mopp künnib on ja siis vaatan, et oh wow. Ma mäletan Bellat 2008 aastast, vaata, et et see koer ikka elas, et kui mina olin 16 vist võttis või midagi sellist, võib-olla olin noorem ja ega see loom lõpuks, ta oli nii vana lihtsalt ja nii nässu on ju, et läks, ega õnneks ei olnud mingit sellist piinlemist, et ei olnud mingit midagi traagilist, aga kurb ikka. Ja siis viimane kord, kui ma nüüd Koidul külas käisin ja ma nägin, et enam Bellat kahjuks ei ole loomulikult, et aasta on 2026 ka, et lahkus ja näitas siis madusepilte ja peielaud ja kirst oli ja ta oli ikka see oli tõesti see pereliige ja kalmistule maetud. Et ma olin wow, et ma polnud sellist loomahauaplatsi näinud enne. Ja, et tegelikult ongi lemmikloomade tuhastamine on ju ja siis on ka siis... Aga sa võid ju tuhaga teha mis iganes selles mõttes. Ja, aga on ka eraldi olemas ka lemmikloomade sellised kalmistud siis. Et selles suhtes. Ja tal oli nii ilusad pildid kuidagi, et hästi kahju oli muidugi ja siis mis ta sinna kirstu pani, need lemmikud, mänguasjad ja lemmiks mingi tekike ja mingid asjad ja kaasa ja et väga tunnu, aga mul oli nii kahju ja siis ta nüüd tal on uus lemmik, et tal on kass ja mul on jällegi hea meel, et vähemalt keegi on ta selliseks, tema on alati olnud loomadega terve elu, seega ma tean, et ta isegi kuigi ta on ka vanemas eas, aga ta oskab hoolitseda ja ta tõesti on hea perenaine selles mõttes, et
no minul on näiteks niimoodi, et minu vanaisa ja vanaema on ka väga suured loomasõbrad ja noh, üks aeg oligi üks meie perekoertest ka nende juures ja tema suri ära ja siis nad tegelikult väga igatsesid, et tahaks veel lemmikut, aga nagu kui teadvustasid ka endale, et noh, et ise ka ei ole esimeses nooruses ja ei tahtnud sellist vastutust võtta. Aga siis võtsin mina koera ja mina siis viin tihtipeale vanaisa vanaema juurde koera. Esiteks see on minule väga hea, sest et kui ma kuhugi lähen, siis nad on alati valmis ta võtma ja selles suhtes see on ka koeral väga hea, et tal on alati kindel koht ja see on vanaisale vanaemale super hea, sellepärast et nad on mõnikord nad lihtsalt helistavad mulle niimoodi, et nagu helistavad, siis ma mõtlen, et huvitav, kas igatsevad mind, vaata, siis ta mingi, millal sa Matilda tood? Ja siis ma olen mingi okei, homme toon. Et selles suhtes on super lahe, et see jah ka nagu ja siis nad on mitu korda öelnud, et neile nii meeldib, et nad saavad vahepeal seda rõõmu selle loomaga, et nad saavad temaga aega veeta ja ta lisab sellist nagu rõõmu nende igapäevaellu ja vaheldust, aga et jällegi, et neil ei lasu seda vastutust. Ja, nii on jah. Mul mõni aasta tagasi sõber kolis Eestist Kanadasse ja tal oli 4 lemmiklooma, et 1 koer ja 3 kassi. Ja see logistika ja see raha, mis ta maksis ja kõik need mingid passid ja asjad, et vau. Ta ütles, et ta oli nagu väga stressis, et ja niimoodi põdes oma loomade pärast, et see transport nagu õnnestuks, sest et see on nagu nii kaugel ja ma ei teadnudki üldse, et on mingi täiesti eraldi mingi teenus selleks, et loomade mingi transport üle maailma umbes, sest et ega neid ei saa ju päris kuhugi ka suvalt ju visata mingi lastiga või pagasiga samasse kohta vist päris nii. Põhimõtteliselt vist on lennukites ikkagi eraldi selline lemmikloomade osa ka, kus nad on nagu puuris ja siis osad lemmikud on siis lubatud ka siis salongi, et nad peab siis mahtuma see puur kindlalt siis sinna nagu sinna jalgade ette sinna vaata, et mingid võimalused selles suhtes on. Aga jah, et kui sul on 4 looma, siis on kindlasti keeruline. Ja et ta ise nagu läks enne, siis tal keegi organiseeris seda, et need loomad saaks. Ja et no selles suhtes, kui keegi plaanib loomadega reisima hakata, siis kohe uurige ära, et mis on teise riigi nõuded, siis kõik vaktsineerimised, et sul oleks Europass, et see on nagu, see ei ole niimoodi, et ma homme lähen ja siis hakkan uurima, et seda tasub kindlasti ette planeerida, et see on nagu, tuleb väga pikalt, võib aega minna enne kui kõik paberid ja asjad korda saab. Nii et. Kuidas selles osas on, ma ei tea, kas oskad vastata, võib-olla liiga spetsiifiline küsimus, aga on ju igasuguseid selliseid loomakasvatajaid, kes ei ole päris nagu eetilised ka ja siin, et inimesed võtavad, et oi näed, võtsin selle tõukassi või koera ja siis hiljem tulevad välja, et päris õige asi see ei olnud. Ja, et sa mõtled nagu sellist neid kutsika ja kassipoe vabrikuid on ju. Seda kahjuks on ja noh, endiselt on. Väga tore on näha, et paljud need on siis niinimetatud nagu vahele jäänud, et on siis saanud nad siis ära sealt, aga kindlasti, mis ma panen võib-olla ka kes mõtleb, et tahab lemmikut võtta, et alati uurige tausta, uurige sugupuid, kas, kui nad ütlevad sulle, et ma teen sulle soodsa minna, et siis saab tõupaberit, et siis see on kohe punane lips, sest need tõupaberid ise otseselt ei maksa nii palju, et ta saaks sulle mingi, ma ei tea, 100 € selle kassi või koera nagu müüa, et kui hind on liiga madal, siis see on alati mingisugune kala sees, et seda tausta uuringut kindlasti teha. Ja mis puudutab sellise tõukassi või koera võtmist, siis ega ma ütlen ausalt, ma ei teakski, mida küsida või mis need punased lipud on, et ma saan aru, kui keegi ütleb, et ei, mul ei ole neid passe või asju või dokument läks kaduma või et tal on kõik korras, aga et siis ma saan aru, et see on kahtlane, et aga ma ei oskaks ise küsida ilmselt, et ma ei ole teadlik. No selles suhtes ongi sellised erinevad tõuühingud, kennelliidud, kasside tõuühingud, et siis kindlasti vaadata, et kas seal nad on ju, siis enne seda looma ikkagi külastada, et kui ma arvan, et see on ka võib-olla, et kui ei soovita nagu, et sa ei saa teda vaata minna, siis seal võib-olla, et äkki on seal see tuba neid kasse täis või koeri. Et siin on erinevaid selles suhtes neid ja kindlasti saab siis ka pöörduda erinevate siis kellegagi läbi arutada erinevate ekspertide juurde, et kennelliidu või tõuühingute ja selles osas ka nagu rääkida või oma loomaarstilt siis abi paluda ja rääkida, et ikkagi korralikud kasvatajad leiad ülesse, et tavaliselt on ikkagi mingid
need lipukesed osta.ee-st ei tasu. Osta.ee, kas see eksisteerib veel see Ma platvorm? ei tea, aga igal juhul kunagi ju müüdi seal ka või Facebook Marketis, aga ka oske. Mis sa oksjonile paned siis mingi koera, kutsika või? No ma tean, et kunagi olid seal kuulutused üleval, et need mingid kutsikad, et ostke vaata. Mul oli kunagi endal üks selline kogemus, et või oli mul ühel kolleegil, et ta arvas, et ta ostis Chihuahua kutsikaga, ta siis, kui ta tuli vastu, see oli ühel kolleegil vist jah, et kui ta tuli vastuvõtule, et siis ta oli juba nagu nii suur ja siis ta mingi priske Chihuahua. Küll ei ole, et sellest tuleb väga suur koer, vaata. Ja tema oli ka, ilmselt oli mingi krants lihtsalt, vaata, aga ei olnud nagu kontrollinud, olid ka kuskilt neti läbi ostnud, vaata, et siis sa võid saada endale üllatusi. Ja nagu ma olen arutanud ka oma erinevate sõprade tuttavatega seda, et siis nad on aga ma ikkagi mõnikord, et ma ikkagi võtan selle, et ma päästan ta ära sealt. Ei, ta teeb kohe uue tasemele, sa ei päästa. Selles suhtes, et sa päästa, et selles suhtes, et see ei ole ka õige loogika, et ma päästan selle looma ära, jah, aga siis ta teeb kohe uue pesakonna asemele, et sina toidad seda põhimõtteliselt jah, et see on äri ju ikkagi. Seda äri jah, et mõelge alati, et kas te tahate seda äri toita, kes lemmikloomi eetiliselt ei kasvata ja nende pidamistingimused on tihtipeale kohutavad, et alati tasub mõelda selle peale, et mul on hea meel, et aina rohkem selliseid inimesi on vahele jäänud, neilt on loomad ära võetud, et kindlasti on veel selles osas palju tööd, aga jah. Aga minu meelest ka imporditakse sisse ju kusagilt muudest riikidest mingeid koeri ja kasse ja... Ja siin on ka tegelikult väga suured, sa mõtled, neid päästetakse kuskilt mujalt. Siin on tegelikult ka ikkagi väga suur ohukoht sellega, et mina kui loomaarsti vaatevinklist ütlen seda, et see ohustab väga palju meie oma lemmiklooma populatsiooni, sest et me ei tea, kas nad on vaktsineeritud, milliste haigustega nad võivad tagasi tulla. Kui tuuakse, ütleme Venemaalt, seal nad võivad ükstapuha, mis sinna kirjutada passi, et on tehtud, vaata, või kas neil üldse on mingid paberid, kas neil on nõuded täidetud, et Eesti näiteks, ma ei tea, marutaudivaba on ju põhimõtteliselt, et kas me toome selle haiguse tagasi või mingid muud viirushaigused tagasi, et tegelikult me ohustame väga palju enda lemmikloomade siis populatsiooni sellega, et me võime tuua siia sisse mingeid haigusi, mida meil ei ole või siis mida pole ammu olnud. Et see on jah, minu nagu selline vaatevinkel, et ei mõistlik muidugi, et me peame jah väga nagu seda mõtlema ja kui sa võtad sellise looma, siis ta peab olema karantiinis, sa pead käima temaga loomaarsti juures ära andma enne teada, et ta on tulnud niimoodi, et kõik see pool nagu, et see on minu isiklik arvamus, vaata, et selles suhtes, et siis kui te teete selle otsuse, siis tuleb kindlasti jälgida seda, et ta kohe ei siis teha kas vaktsiinid uuesti üle või siis teha testid, kas ta on saanud need asjad, et kõik see pool. Paras peavalu selles mõttes. Ja, et sellega, et seal kaasnevad omad riskid ja kindlasti minu meelest on see, et me peaksime jah, proovima hoida oma lemmikloomade populatsiooni hästi tervena ja neid kaitsma. Et sa ütlesid küll, et merisead on eksootilised, on ju, aga näiteks Ameerikas on vist täiesti, ma ei tea, kas üldse mingid seadused seal on, aga seal osades osariikides sa võid pidada tiigrit või šimpansi või mingid sellised loomi, kes on nagu vau, kuidas see lubatud on, et ja, et mul on hea meel, et Eestis ei ole nagu seda, et ma arvan, et jah, et selles suhtes. Kõige eksootilisem on laama või alpaka siin, on ju, et ei ole mingi kellelgi kusagil panter või tiiger või... Ja nemad isegi vist nagu ju lähevad põllumajandusloomade alla nagu selles suhtes, kuigi nad nagu lemmikloomana ju kasvatatakse tihtipeale, et selles suhtes, et aga on leitud ka erinevaid minu meelest mingeid huvitavaid loomi, et mingeid... Tuleb sulle meelde mõni? Issand, minu arust on uudistes ka läbi käinud mingid asjad, et ma ei mäleta otseselt... Mingisi madusi, mingi mega suured, aga et oli ükskord minu meelest äkki päästjad püüdsid kinni kuskil kortermaja, sai laiali, vaata. Jah, mul konkreetselt ei tule mõnda näidet, aga siin ikkagi. Et see on hea, et on igast dokumentaale ja Netflixis saad vaadata, Tiger King on nagu hea näide, kus seal kõigil olid, nagu täielik loomaaed oligi sõna otsa mõttes, et aga nad ise pidasid ka lihtsalt vabalt, et mul kodus on jah, need ja need.
See Okei. oli täitsa omaette ooper, jah. ja et aga mina mõtlen, kuidas sa julged nii siukse kiskjaga koos elada, et sul on mingid lapsed, asjad, samas on mingi šimpans ja siis sul on mingi tiiger ja see tundub nagu nii ulme minu jaoks, et ma ei tea, kas need loomad tahavad olla lemmikloomad, ütleme siis nii. Jah, et selles suhtes, et ega nad ei ole ikkagi ju päris selle klassikalised lemmikloomad, et kasside-koerte kodustamine on ka ju aastatuhandeid kestnud, et ja kass ei ole täiesti veel lõpuni kodustatud, on ju loom, et tema see kodustamisprotsess ikka veel nagu selles suhtes käib, on ju. ma arvasin, et kass ongi kass. No, kass on kass, jah, meil on kodukass, aga ta nagu selles suhtes, no, nad on kodustatud jah, aga vaata, osad kassid on metsikumad veel ja tegelikult osad kassid tahaks seda elada vaba elu, et vaba elu, et selles suhtes jah, et nad on kodustatud jah, aga et see protsess siiski veel käib, et aina rohkem, osad kassid on täiesti jah, nagu ongi koduloomaks loodud, aga osad kassid on need, kes on nagu metsikumad veel, on ju. Okay. Ja mis sa saate lõpus ise tahaksid veel inimeste südame peale panna või millestki rääkida tähtsast? Milleski tähtsast? Millestki tähtsast, mis sul on hingel? Hingel. Ma arvan, et seda, et siis tuleks veel rohkem inimesi stand-up comedy't tegema. Väga õige. Et inimesed mõtleksid läbi, kui nad võtavad endale lemmikloomad teatud kriitilised punktid, võib-olla siis käia kas või enne konsultatsioonil siis ka loomaarstiga, et teha endale puust ja punases selgeks, et mida see kõik tähendab, et kui ma võtan endale lemmiklooma. Et siis, kui me teame, mida rohkem infot me teame, seda teadlikuma valiku ma teen, et ehk teadlikke valikuid. Ja kui sa tahad konsultatsiooni, kas minna stand-upiks, stand-up koomikuks või mitte, siis võib minu poole pöörduda, siis mina otsustan, ei otsusta tegelikult. Siis saate ka teadliku valiku teha. Saate teadliku valiku teha ja ma olen sulle andnud kõik tööriistad ja selle esimese kogemuse saanud, et siis ise otsusta. Et peate arvestama, et kui ühe korra käite, et siis see on sõltuvust tekitav, et tahate veel minna. Jah. Aga Sigrid, kus sind leida saab sotsiaalmeedias? Sa väga aktiivne küll ei ole, aga... Jah, ma olen selline hooti aktiivne, aga Instagramis olen, et mis siis Siki. Kogu aeg mõtlen, et võib-olla postitaks rohkem, annaks teada, aga kui ma stand-upi käin tegema, siis head sõbrad teevad pilti, siis ma ikka jagan ja vahepeal jagan ka, et kuhu ma esinema lähen, et võib-olla nüüd tõesti, kui ma hakkan rohkem käima siis jälle open mic'idel, et siis ma kindlasti hakkan rohkem jagama. Väga lahe. Aga aitäh, et tulid. Mul oli väga põnev kuulata. Jällegi uued mõtted, uued teadmised, et see on selline maailm, millest võibki süvitsi minna iga teemaga tegelikult. Et selles suhtes väga lahe, et sa leidsid aega. Jätkame sinuga Patreonis teistel teemadel juba. Et jällegi, kui sa ei ole Patreonis, siis sa jääd lihtsalt sellest ilma. Nii et liitu 3 tiiri on valikus, siis kas sa oled minilaama, oled topeltlaama, saad topeltsisu või oled superlaama, saad kogu sisu. Ja kogu sisu on see, et seal on nagu, kui inimesed küsid, kus see draama on, siis superlaamad saavad väga palju draamat, et mul hiljuti, kui mul ei ole draamat, siis ma teen ise mingit draamat. Mul siin hiljuti kaklesin mingi ürituse korraldajaga, vaidlesin ja et see päris nii ei ole okei ja AI selline kasutamine ei ole normaalne ja see, mis te teete, ei ole päris õige asi, aga et siis saate täiesti kõige selle juicimad draamat lugeda sealt ja väga palju ma kirjutan nagu blogistiilis väga palju seal. No võt. Et tasub pilk peale panna. Ja kindlasti minge vaadake Sigridit laval, soovitan, väga lahe koomik ja ärge teda niisama tülitage nende loomaküsimustega, tal on muidki asju teha. Mind saab näha nagu ikka, show'd on mul üleval igal pool, kus iganes sa mu nime otsingusse panete, leiad üles kindlasti ja kindlasti tulge 5. juunil Pride Variety Extravaganzale, sest see tuleb ikka midagi erakordselt ägedat. Ma ei ole sellist nii suurt üritust selles mõttes korraldanud varasemalt, et tavaliselt mul on nagu koomikud ka fookusega üritus. Aga line-upi mõttes mul on nii palju esinejaid, et me ei mahu esinataga isegi backstage ära, et meid on nagu nii palju ja nii palju erinevaid, et mul on ka sellised inimesed, kellega ma ei ole kunagi koostööd teinud, aga ütlesin, et ma tahan variatsiooni. Seega mul on nii tarokaardi lugejad seal, burleski, boileski, dragi, komedit, kõike on, seal on igale maitsele midagi, et ma olen väga elevil sellest üritusest. Nii lahe. Tõesti ootan. Seega aitäh kõigile, kes kuulasid. Jätkame Sigridiga Patreonis. Mina olin Silleka Trisimäär ehk siis Sillekas ja see oli Draamalaama podcast. Järgmiste draamadeni. Tšau, pakaa! Tšau, pakaa!